mis meisterdas ja see meistriteos on ainult üks ja esimese etapi võit. Nii et Kristaps Krunte on Eesti rallikrossi radadel tagasi just sellises vaimus, et siin ikkagi konkurentsi pakkuda ka meie sõitjatele. Kuidas läheb aga järgmine start, kui stardis on crosskart 650 ja 250? Mairo Kähr, Rait Sööt, Georg Steve Super, Laur Langepool, Sebastian Rebane. Siin üle platsi mees täna on vaieldamatult eelmise aasta 250 crosskaartide Eesti meister Mairo Kähr, kes on tulnud sellesse 650 klassi sellise pauguga sisse, et vähemasti esimesest eelsõidust alates absoluutselt mitte mingisugust erilist sõnaõigust ei antud vanadele lahingratsudele nagu Rait Sööt ja Laur Langepool. Ja seda näitab suurepäraselt Mairoga praegu selles sõidus. Mitte mingisugust hirmu. Rait Sööt teine, Laur Langepool kolmas. Georg Steve Super võtab siit selle Jokkeri jõnksu ära ja läheb nüüd jälitama number 121, kelleks siis ainukesena selle crosskart 250 klassi sõitja Sebastian Rebane. No eelmisel aastal tõepoolest crosskart 250-st teiega arvestuses oli neid sõitjaid oluliselt rohkem. Sebastian sõitis ka eelmisel hooajal kaasa ja üle-eelmisel õppis seda asja, aga nüüd on arengud toimunud, aga kahjuks enam ei ole klassi sellises mõõtmes nagu tahaks. Vähemasti praegu siin esimesel etapil. Aga Mairo Kähr on ikkagi näitamas, et ka klass kõrgemas crosskaardil on ta ikka kõva tegija. Ma ei tea, mis selle masinaga tehtud on, mida on meeskond ja kui palju seda masinat seal ikkagi arendanud või on tõepoolest tegemas sellise talendiga, kes istutas endast ka klassi võrra kangemasse crosskaarti ja kohe hakkab paugutama. Ilmselt see mõte on praegu peas ka Rait Söödil ja Laur Langepoolil, kes siin vastavalt siis teine, kolmas on. Rait Sööt läheb praegu, võtab Jokkeri ära. Rait Sööt siis eelmise aasta selle klassi Eesti meister ja tuleb Jokkerist välja ja teeb puhtalt praegu selle seal Jokkeriga ka Laur Langepoolile ära, et kindlasti nende meestel mõlgub mõttes, et mis nipiga praegu see Mairo küll selle crosskaardini kõvasti liikuma on saanud ja mida ta siis ikkagi teistmoodi teeb, kui meie tegime. Noh, kes me oleme seda 650 ehitanud juba siin aastaid. Ja nüüd läheb liider Mairo Kähr ise Jokkerisse. Aga kas siin on nüüd Rait Söödi võimalus? See oli, aga läheb uuesti kõrvale ja mõlemad lendavad sealt, aga saab praegu. Ossa püha püss, mis seal toimub praegu. Lendavad seal mõlemad nii Rait Sööt kui ka Mairo Kähr korraks rajalt välja. Mõlemad jäävad ikkagi, crosskaardid sõidu suunas, keegi katkestama ei pea, aga nii rajuks on läinud see andmine. Ja Rait Sööt praegu ees ja viimasele ringile siit minnakse ja Laur Langepool läheb, võtab ise praegu Jokkeri ära ja on hetkel siis 4. kohal ja kas tõepoolest vana taktik Rait Sööt leidis siit ikkagi, kuidas saab Mairo Kähri vastu siin mingisugune rohi leida, et sõitis, mis ta sõitis. Mairo oli kogu aeg terve päeva parim, ei andnud siin kellelegi sõnaõigust ja lõpuks ikka tuleb Rait Sööt ja paugutab ära. Ja see taktikaline valik, mis Rait tegi selle Jokkeriga ja siit, kuidas ta sai selle asja nagu kontrolli alla, oli ikka superfiligraanne. Rait Sööt võidab, Mairo Kähr teine, Georg Steve Super kolmas. Sellisena lõpetatakse crosskart 650 finaal, kus siis viimasena tuleb võitja meie ette juba Sebastian Rebase näol, kes võidab klassi 250 crosskart. Aga see sõit, mida siia meile pakkus kindlasti Rait Sööt, on, ütleme, rallikrossi võib öelda kindlasti õpikust võetud, et
sa oled kogu päeva kuskil seal vaikselt varjus ja siis lõpuks tuled ja paned taktikaga ikkagi selle asja paika. No hea küll, seal oli see kokkupõrge siin. Kui palju see sinna vaidluse alla läheb, ma ei tea. Aga see võib olla võimalik, aga siinkohal ei hakka mina küll midagi siin prognoosima ka ette vaatama. Aga mulle tundub, et me saame ka mõned kommentaarid just rajalt tulnud klassi super või crosskart 250 võitja Sebastian Rebasega. Nii, tere Sebastian, palju õnne sulle. Sina nüüd täna said esimest korda sõita sellises klassis kaasa nagu 650, täitsa suurte meestega ja ainsana juunior. Võta kokku, kuidas see sinu jaoks oli? No järgi küll ei jõudnud, aga trenni mõttes ikkagi oli hea. Mulle endale tundub, et sind eelmine aasta vaadates ja tänast sõitu, et sinu kiirus on kõvasti paranenud. Kuidas sa ise tunned? Kindlasti on palju arengut, et eelmine aasta ei läinud käigud väga hästi sisse, aga nüüd sel aastal juba tuleb palju paremini välja. Ma jälgisin natuke su talviseid tegemisi ka, et käisid jäärajal ka ennast proovile panemas. Kas rohkem meeldib siin asfaldil sõita või on jäärada isegi nagu ägedam? Ikka rallikross on ikka ägedam. Väga äge, aga palju õnne sulle, said praegu mõnusa punkti edu tulevaste konkurentide ees ja me näeme sind kindlasti Raassilal. Jaa, kindlasti. Palju õnne ja kohtume poodiumil. Aitäh. Ja siit edasi kohe 650 võitja juurde. Palju õnne, Rait! Laseme korra siit Sebastiani ära, et mulle tundub, et teie enda õpilane katsus teile täna ikka väga kõvasti või mis katsus, astuski kandadele. Räägi nüüd, mis siin kurvis juhtus? Juhtus väike võistlusmoment, mitte midagi muud. Kõik said hakkama, õnneks. Vaatasin, et see oli küll siuke nipa-napa siin, et Mairol olid ikka mõnusalt 2 ratast õhus, et sa said sealt nüüd esimesena mõnusalt välja. Kuidas üldse päeva kokku võtad? Ma ütleks, et väga pingeline oli. Jaa, päev oli väga pingeline, ütleme niimoodi, et näha on, et see noorte õpetamine on natuke ära tasunud, võtavad hästi nõu kuulda, jälgivad, eks arendame edasi neid noori ja sellepärast me tegutsemegi. Kutsume teisi ka, kes tahavad, tulge, proovige meie masinaid, võtke ühendust ja teeme asja veel põnevamaks. Te olite eile Tallinnas koos Lauriga. Kas see andis ka täna äkki tunda? Kindlasti andis väsimusena, annab ta kindlasti tunda. Aga kuidas teil eile seal läks? Eile oli väga hea päev oli, väga põnev rada oli, ainulaadne võimalus laululaval sõita ja võistelda ja ka väga meeldiv võistlus oli. Me näeme, ma loodan teid KK motospordisõitjaid kõiki ikka terve hooaja läbi rajal. Ikka jaa, meil siin natuke äkki juurde kasvu ka veel mõned, et me siin ikka tuleb mõned vanad sõitjad ka tagasi. Meelitame. Kui ei saa nõuga, siis saab jõuga. Proovime, jõud nõuga. Aga aitäh sulle ja palju õnne veel kord ja näeme poodiumil. Aitäh, teile ka. No vana rahu ise, Rait Sööt, oli natukene pingeline sõit täna. Aga midagi ei teha, palju õnne Raidule veel kord ilusa sõidu eest ja kindlasti saame nendega kohtuda juba järgmistel etappidel, aga